Tere tulemast Pärnu lennuvälja motoparki, kus täna siis toimub Castrol Eesti meistrivõistluste teine etapp ja meiega on ühinenud EMF-i president Marek Kiisa. Tere tulemast Pärnusse, Marek! Tere, tere! Ja tere kõigile vaatajatele! Täna me oleme siis juba 70. aastat anname välja Eesti meistrivõistluste tiitleid motocrossis ja mingit moodi on siis kogu juubeli aasta. Mille pärast just Pärnu? Sellepärast, et päris palju ajalooliselt motosporti on alguse saanud Pärnu kandist. Hakkame siin alguspäevadest peale. Täna just andsime välja ka siis autiitli härra Jüri Makarovile, kes on olnud üks kohalik, võib öelda maasool mootorispordis ja motocrossis. Sa rääkisid noortest. Noored on ju motospordi tulevik ja ega siin Pärnust on tegelikult ju väga mitu kõvat sõitjat, kellele nii pärnakad kui ka ütleme eestlased üleüldse on oma lootused pandud ja lisaks ütleme ju staarsõitjad. Kevin Saar, 3 kuldmedalit Euroopa sarjadest siis quadidel. Ja see nimekiri on päris pikk, kui me hakkame servast minema. Kui me läheme noortespordi juurde, siis see on ju meie kasvulava. Ja mida ühtlasemad need klassid on, mida odavam on harrastada alguses, seda rohkem saame noori, kellest siis omakorda jälle kasvatada neid tippsõitjaid ja viia siis maailma areenile. Team Estonia. Sellest aastast oleme siis ka avanud noortesektsiooni, et saada veel täiendavat tõuget anda siis noortele sõitjatele. Ja siin võib-olla ma kutsuksin üles kõiki mootorispordi harrastajaid ja võidusõitjaid, et olge rajal, hästi kiired, julged, ärge tormake, vaadake kõik momendid, kus on võimalik mööda minna, sealt kohe minge mööda, et saada poodiumile. Aga teistpidi, olge liikluses eeskujud. Olge eeskujud kõigile teistele liiklejatele. Sest kui kõik mootorisportlased on eeskujud, siis on meil tunduvalt lihtsam saada sponsoreid nii EMF-ile kui ka teil kõigil sõitjatel enda spordi harrastamiseks. Sa oled meil ju värske president, et kui palju sa oled jõudnud ka teisi alasid vaadata ja mis on sinu esimene selline tööpõld Tüüri juures? Ma olen mõnes mõttes tuttav selle mootorispordiga juba peaaegu 50 aastat. Erinevatest aladest on see siis kaherattalised või neljarattalised, siis kaherattaliste poole pealt ma näen, et selgelt tuleb peale meil elekter. Me ei saa seda eirata. Loomulikult me armastame seda mootorimürinat, seda lõhna, mille pärast me tuleme vaatama neid võidusõitusid. Aga paratamatult tuleb elekter peale, me peame sellega õppima kasutama. Teistpidi elektriga on see eelis, et need tsiklid on konkurentsivõimelisemad, neid on lihtsam ehitada ja neid on ka lihtsam kontrollida, et tõesti nad oleksid võidusõidul võimalikult võrdsed ja välja tuleks siis sõitja enda oskused võimalikult hästi sporti teha. Et see on selge suund, mida suunab ka meil FIM, et kuhu suunas, sellepärast, et tänapäeva noor ei pea enam lugu sellest mootorimürast. Pigem siis juba see akrobaatika, mis selle tsikli peal tehakse. Teistpidi, kui me vaatame Eesti ja EMF-i arengut, siis me oleme juba täna, Marko Saareke on väga tunnustatud kohtunik FIM-i ridades.
ja me oleme juba trampinud selle tee sisse, et viia oma sõnum siis FIM-i peakorterisse ja teha seda poliitikat, teha seda võidusõidupoliitikat, teha siis liikluspoliitikat kaherattalistega. See töö seisab veel ees ja seda me oleme siiamaani teinud väga hästi ja teeme seda samamoodi edasi. Lõpetuseks, sa oled legendaarse, kuulsa Endel Kiisa poeg. Kas tema on sulle andnud nõu, et mida EMF-is peaks tegema, mida peaks muutma? On temal sulle mingi häid mõtteid andnud? Tema on, isa Endel on alati toonitanud noori ja veel kord noori, et noortesporti me peame iga hinna eest kaasa aitama, toetama ja võrdsustama ja katsun tema sõnade järgi ka toimetada. Loodame, et läheb nii ja edu sulle selles pikas, raskes, aga kindlasti huvitavas töös, et ühte suurimat spordialaliitu Eestis kureerida ja õigel suunal. Ma olen siiralt õnnelik, et mind valiti selle väga ägeda ala presidendiks ja hoiame lipu kõrgel. Hoiame lipu kõrgel ja siit tšau Pärnust!